FC Flora abitreener Jürgen Henn, mängud tulevad siin järjest peale, alles oli Pärnusse sõit ja juba laupäeval on ees mäng FC Kuressaarega. Milliste mõtetega sõidame me laupäeval Saaremaale? No Pärnus saame võtta kaasa positiivsest, seal oli ka nagu ütleme väljak raske, et poisid võitlesid selle koha pealt, oli nagu hea, et ma arvan, et Kuressaarest võib tulla taoline, et väljak on väga raske esimene murumäng, et võib-olla peas võib-olla isegi mäng pigem ise endaga ja väljakuga kui nagu vastasega, et sellest on kindlasti vaja üle saada, sest see on selge, et me peaks nagu olema füüsiliselt ja tehniliselt nagu osavamad, aga just otsustavaks saab see, et kuidas me hakkama saame nende oludega seal, et just enda peas neid. Eile said mänguaega võib-olla need mehed, kes tihtilugu algkoosseisu ei kuulu, et kas keegi jättis ekstra hea mulje? Ekstra hea mulje? No värav tegi nullimängu. Ja eks ka eespool tegelikult üpris hästi, näiteks Sean lõi 2 väravat, pööras seal hästi, et täitsa huvitav oli. Aga ma arvan, et üldiselt terve meeskond oli suht siuke võrdne, et võib-olla ka väljak ei lasknud väga esile tõusta kellelgi. Meil olid täna treeningul siin uued kaaslased, meie väravahtide treener ja füsioterapeut demonstreerivad neid siin rõõmsasti, et mida need mehed tänasele trennile juurde andsid? Pigem võib-olla õige inimene, kellelt seda küsida on Aiko, aga need aitavad senderdustel imiteerida vastase ründajaid, et Kuressaares ilmselt tuleb nagu paljud senderdusi, et aitasid võib-olla sellega nagu meie mänguplaani võib-olla teostada. Tuleme korraks nüüd selle Kuressaare juurde tagasi, neil on küll senistest mängudest ainult 1 punkt, aga samas on nad päris hambaid näidanud tugevatele, et mis meeskond see Kuressaare on, kuidas iseloomustaksid? Noh, nagu ikka väga kõva võitleja, et see on igal aastal ta on nagu tugevatelt punkte võtnud, et loodame, et see aasta need ei ole meie, et no nagu ikka midagi kergelt ei tule ja kui vaja, nad oskavad ka palliga mängida, et noh, muidugi pika palli pigem, sest tehniline tase võib-olla ei ole nii hea kui nagu meil, aga jah, nende tugevus peitub nende just võitlusvaimul, eriti koduväljakul. Siia lõppu 1 teema veel. Treeningu ajal toimus karikavõistluste loos, FC Flora sai poolfinaali vastaseks Narva Transi, mäng toimub võõrsil. Mida vastase kohta ütled? No ütleme, et see, et me neid seal 3-0 võitsime natuke aega tagasi, et see on kindlasti teine mäng, nagu ikka karikamängud, hoopis teine nagu pinge meeleolu, et teine mäng, et ei julgegi midagi nagu ennustada, eks me muidugi tahame kindlasti, eesmärk on karikavõistlusi võita, et see on nagu eesmärk, et peame Narvat võitma.